Järgmist külalist tõtt-öelda ma kardan täiega. Sellepärast, et ta laval lammutab täiega. Lava taga on ta tasane, viisakas, võiks öelda, et ta on vaga kui vesi. Ta on heliprodutsent, kirglik hobisportlane, võistlusspordi kommentaator ja videohuviline. Ta on mitmekordne Eesti parima meesartistri tiitli omanik, ta on hip-hopi isa, esimene, kes Eestis hip-hopi albumi välja andis, 20 aastat Eesti muusika maastikul, tegelenud räppar on keegi muu kui Kool D ise. Daamid ja härrad, tere tulemast, Priit Kolsar! Vau! Sellised tiitlid. Sellised tiitlid. Sa oled väga mitmekülgne mees. Üritan olla. Räägime natuke sellest, et sa oled eelkõige viimasel ajal olnud väga suur videohuviline. Sa oled palju reisinud, sa oled palju videosid teinud. Seda külge me võib-olla sinust nii palju ei tea. Jah, kes näinud ei ole, need võib-olla ei tea, aga kui lühidalt see kokku võtta, siis eks kõik on alguses olnud sellest, et mul on tegelikult terve elu endale meeldinud vaadata filme, videosid ja seda eriti viimasel ajal, mis on reisiga seotud olnud ja kuna meie elu on jõudnud võimaluste ja just nimelt tehniliste võimaluste poolest ka nii kaugele, et tegelikult igaüks võib ju teha videosid ja jäädvustada oma tegevusi, et siis ma olen ka leidnud omale sellise uue kirgliku hobi, millest teatud hetkel on isegi natukene töö saanud. Vaatame, mis lapsed sinu kohta räägivad. Mulle tundub tore inimene. Äkki ta soovib, et ta saaks matkama minna. Ma arvan, et ta on lõbus. Ta võib kübarast ja jänese välja tõmmata. Tavaliselt, kui toredad inimesed on, siis nad tavaliselt teevad, et nad laulavad või midagi. Ma võib-olla kingiksin talle uue mikrofoni. Soovin sulle mingit mudelautot. Ma sooviks, et tal kurk haigeks ei jääks. No super, jee! On sul vahepeal kunagi kurk haige olnud? Jaa, mul on kurguga väga palju probleeme olnud lapsepõlves ja ka kuni selle hetkeni, mil ma kurgumandlid eemaldada lasin, nii et kuni selleni on väga palju probleeme. No läinud aastale vaadates me palusime, et sa mingisuguse rea kokku paned, näiteks top 3 või vaatame, mis sa sinna esimesena valisid ja miks sa valisid. Videote puhul tegelikult põhiline asi, millest seal tuleb rääkida, on ikkagi visuaal, sellepärast, et see lugu, mis praegu siin number 3 kohal on, et see on väga huvitav vaatamine, väga palju vaeva on sellega nähtud ja ma ütlen ka selle ära, et nende lugude valikul ma ei tea, kes on täpselt nende videote valmistamise taga, et see on selline puhas juhuslik valik, et võib-olla mul midagi jäänud kahe silma vahele, võib-olla Eestis on veel ägedamaid, paremaid videosid, aga see on jah minu valik. Number 2. Võt see on selline, ma natukene selle video tausta tean nii palju, et see vist tehti, et seda ei ole üldsegi nagu professionaal teinud, et see tehti mingisuguse konkursi korras nii-öelda ja inimesed, ütleme siis inimesed tänavalt said videot teha ja üks selline lugu nagu osutus või selline video osutus nagu võitjaks. Number 1. Võitja video on, ma ütleks võib-olla, need, kes seda videot näinud on, võiks öelda, et see on tegelikult Eesti videomuusika maastikul minu arvates võib-olla üks keerulisemaid ja kõige paremaid töid nagu üldse, mida mina näinud olen, et ma loodan, et kõik inimesed jagavad siinkohal minu arvamust. Somewhere between rock and rap, somewhere between nature and life. Sa oled 20 aastat räppinud. Ma küsiks nüüd niisuguse jumala vallatu mõtet, kas mina võiks räppida? Sa võid ju proovida. Kas ma panen äkki mütsi pähe? Pane müts pähe, siis on võib-olla nagu õige asi, aga
teeme niimoodi, et tead, võtame ühe minu vana loo, mida kõik teavad, ma arvan, ja ma arvan, et sina tead ka seda lugu ja muidugi kõik saalis viibijad võivad refrääni all seda kaasa laulda, inimesed televiisorite taga ka. Aga enne seda, kui me seda lugu tegema hakkame, ma kutsun siia lavale ka ühe abilise JJ Street tantsukoolist, sellepärast, et selle vana loo originaalvideos oli Joel Juht see, kes Viljandi tikumehe kostüümis seal videos tantsis, et nii-öelda tema asendaja sealt JJ Street tantsukoolist on täna ka meiega siin laval. Teeme ära. No mis ikka? Mütsid on peas, sina oled Cool D, mina olen Cool B. Räbime. Aga kuidas on, kas ma pean midagi teadma või? Sa pead sõnu teadma. Ja rütmi oleks ka hea hoida, eks või? Ja rütmi oleks hea hoida, jah. See on kohustuslik värk, et mikker on nii või? Tead, mikker hoia nii, nagu endal mugavam on, peaasi, et ära mikrit ära kaota poole looel. Kui nüüd loo ka saaks käima, siis läheks kohe räppima, nii et... Hakkame. Igal eestlasel on kaks või. Seda lugu ju kõik teavad. Ja kui refrään tuleb, võib kaasa laulda. Mina ei tea, aga ma laulan suga. Teeme nii, et ma hakkan peale ja sina tuled iga teise reaga kaasa. Umbes nagu ikka asjad käivad. Nagu kaasa laulmine, jah? Okei, oled sa valmis? Ja ma alustan. 1 ja... Mis on see jõud, mis meid kisub metsa poole? Üksid tunded välja toome, teritame noole. Läbi rändajad, vormis tekitanud õudu. Kättemaksuks ikka ju kasutame jõudu. Maaelu ongi tegelikult eestlastele just. See, mis vahel külvab, vahel rõõmu ikaldust. Ja tusk on visa tuleva ning meil on kohe muss. Kui lepituse asemel mõisa härra näitab usk. Siis peagi sütib kõrvikuid ka seda mitte kauaks. Üles tõuse mäletama jäävad kivist hauad. Langesid, kes mõtlesid, et nüüd on käes see joon. Kust edasi ei lähe, vabaduse koju toon. Väike on see maa, kuid ikka avatuseks neile. Kes tulevad homme, on siin käib ka eile. Hoiak ongi jahe ja nii olema vist peab. Iga junn ei mölise, et eestlased on sead. Meil üksteise vastu ikka tihti kade meel. Ja kui ka miskit saame, ikka juurde tahaks veel. Läbi aja ma ju harjun vähem, aga ka. Suurt rikkust pole olnud kunagi siin maal. Kõik, mis siin on, ongi kivid ja barsaar. Peotäis mulda, mille osaks ja nüüd kõik koos, kuskil miskit toimub. Eestlased, kui miskit ei toimu. Eestlased, taune kulmud rulli. Eestlased, vaja leida lolli. Eestlased, kuskil miskit toimub. Eestlased, kui miskit ei toimu. Eestlased, taune kulmud rulli. Eestlased, vaja leida lolli. Eestlased. Tuli välja küll. Tuli, noh. Mehed, ma jäin ellu peale räppi.